Tere taas! Täna on meie saate külaliseks tõtanud külla uue põlvkonna kompass, mis on juba mõni kuu juba Eestis uuena saadaval olnud. Ja tema disain näeb väga tore välja ja tal on see viliselt saadud iluvõre ja siis suured kandilised rattakoopad, mis mulle isiklikult väga meeldivad ja teevad ta väga omapäraseks. 7-tolline puuteekraan, värviline ja DFT informatsiooni ekraan ja 3,5-tolline siis tavaline siis mustvalge ekraan. Ja disainilt veel nii palju, et ta natukene meenutab mulle Grand Cherokeed, aga natukene on see disain ka vanamoodne, ehk see Grand Cherokee disain tuli välja ju 2009. aastal juba selle mudeliga ja praegu siis kompassi 2018. aastal tundub see veidi vanamoodne, aga ikkagi näeb see väga hea välja ja väga kihvt välja ja iga tuli ja kõik on normaalsed, et tal ei ole 4 erinevat tuld, mis näitavad igale poole ja aru ei saa, et mille jaoks need on, vaid kõik on täitsa normaalne, nagu peabki. Standardarustuses on tal olemas siis juba elektriline stabiilsuskontroll, nõrvapidurdusabi, automaatselt suvenev tagavaate peegel, adaptiivsed pidurituled, rehvi hoiatus, rehvi andurid displeiga, aktiivne sõidureal hoidmise süsteemi esimesed udutuled siis kurvi funktsiooniga. Ja suune ja siis piineksonoon esituled, kroomitud esilistud, katusereelingud, sees on 2-tsooniline automaatne kliimasade, ees on istmesoojendus, et saad valida endale millisel pinnastikul sa sõidad ja tagasi istmesoojendusi ei ole, aga soojendusega rool on tal täiesti olemas, mis sobib meie põhjamaalistesse kliimasse väga hästi. Ja 12 voldi pistikud, kerevärvi peeglid, LED tagatuled, ka väga kihvt. Elektriliselt lukustav kütusepaagi luuk. Natukene, mis mulle ei meeldi, on see, et lisavarustuses maksab tal värve väga palju, et 500 €, et see on juba tänapäeval nagu kombeks tulnud, et värvi eest tuleb auto puhul ka maksta, et ainult must värv on tasuta. Ja see on veidikene tobe. Tal on olemas keyless go võtmete sisenemise käivitussüsteem ja käivitussüsteem tähendab ka seda, et tal on mootor ja mootoriks on tal olemas siis 1,4 liitrine bensiinimootor, millel on 140 hobujõudu ja kui see tundub teile väike sellise suure auto puhul, täitsa imelik, aga tegelikult ei ole, sellepärast et tal on ka diiselmootor, mis on 2-liitrine ja sellel on kaasa 140 hobujõudu seal kapoti all, nii et täitsa normaalne. Kütuse kulu jääb tal sinna 5-8 liitri vahemikku, aga päriselus on see natukene suurem. Liirents on tal kas 198 mm või 215 mm. Ja maksimaalne saagise mass on 450 piduriga siis. Ja natukene halb asi on tal see, et kui sa teed, muidu on tal pagasiruum ruumikas, aga suusaluuk lahti tehes, siis lendavad su kõik kodinad ka sinna salongi ja see pole just eriti tore. Tema hind võiks arvata, et on ju mingi 40 000 €, tegelikult see pole nii. Hind algab 24 000 €, mis on ju põhimõtteliselt samamoodi nagu Raab 4 Foresteril või CRV-l ja tõesti te saate ju palju kihvtima auto endale sama raha eest, nii et kindlasti minge tõtake sinna Jeepi Chrysleri poodi ja nõudke endale proovisõitu, sellepärast et see auto on sama raha eest palju rohkem väärt kui need teised rahvaautod. Nii et kui mõni on ka läinud vaatama natuke meeltesegaduses Renegade'i, siis soovitan ikkagi seda kompassi, sellepärast et paar tuhat eurot juurde ja saate palju parem auto. Meie kohtume juba järgmisel nädalal täiesti uue testiautoga.